2 aasta taguse uuringu kohaselt on Eestis 1/5 täiskasvanutest rasvunud ehk ohtlikus ülekaalus. Oleme Euroopas 3. kohal selle tulemusega Malta ja Läti järel. Valest toitumisest on saanud suurem terviserisk kui alkoholist. Varem paistis Eesti rahvas silma sellega, et jõi ennast haigeks, siis nüüd süüakse end haigeks. Praeguse seisuga on rasvumisega hädas 40% meestest ja iga 5. naine, ehk siis pea iga teine mees ja 20% naistest. Aga rasvunud inimese kategooriasse on teel pea iga mees ja ligi 50% naistest ehk pea iga teine naine. Ma loodan, et mul on su täielik tähelepanu, sest rasvumine on väga tõsine asi ja tegelikult võiks isegi öelda ohtlik asi. Sest 45. eluaastast hakkavad rasvunud inimest kimbutama väga tõsised tervisehädad, mis vajavad kindlasti meditsiinilist sekkumist. Ja need tervisehädad on südame-veresoonkonna haigused, insult, teise tüübi diabeet, erinevad vähitüübid, näiteks soolevähk ja rinnavähk. Üllatus, üllatus, on ju? Kas sa oled pettunud, et ma ei öelnud sulle midagi sellist, mida sa ei tea? Sest see, mida ma ütlesin, seda sa tegelikult juba tead ju. Aga ma ütlen sulle, mida sa ei tea. Sa ei tea seda, millal ja milline haigus sind tabab, kui sa oma toitumist kontrolli alla ei võta. Päris hirmutav on see teadmatus, on ju? Aga kuidas siis ikkagi rasvub inimene? Vastus on sulle juba teada, kui sa kuulasid tähelepanelikult. Ja see vastus on vale toitumine. Aga mida tähendab vale toitumine? See tähendab seda, et inimene sööb liiga palju ebatervislikku toitu, milleks on enamasti rammus soolane toit ja rammus magus toit. Ma ei taha sind meelega hirmutada. Okei, tegelikult tahtsin ka, aga lootuses, et see hirm hoiab ära kõige hullema diagnoosiarstilt. Hea inimene, saa aru, see on sinu tervis, see on sinu elu. Kui sa juba oled rasvunud või sa oled teel sinna, siis sul on viimane võimalus veel midagi ette võtta. On 2 asja, mis hoiavad sind ülekaalus või viivad sind rasvumiseni. Esiteks hirm, mis on su peas, et sa ei saa hakkama. Sa pead selle hirmu oma peast välja heitma, sa saad hakkama. Ja teine asi on see, et sul puuduvad õiged teadmised toitumises, aga ära muretse, mul on need teadmised olemas ja ma hea meelega jagan neid teadmisi ka sinuga. Nemad ka kartsid kaalulangetuse teekonda ega omanud õigeid toitumisalaseid teadmisi, aga vaata neid nüüd, nad on saledad, terved ja õnnelikud. Tee sama, mida nemadki tegid, liitu kohe minu toitumiskavaga erikorgu.ee või lae alla äpp Erik Korgu elu ilma dieedita. Kaalulangus garanteeritud.